Tere siis taas kõigile minu kanali vaatajatele, fännidele, kõigile, kes te juba olete siin minu kanalit tellinud, mis on teile täiesti tasuta, ja kõigile uutele tulijatele, kes siis esmakordselt satuvad minu kanalile. Täna ma teen teile sellise video nagu kahaneva kuu sõnumid. Tegu on kollektiivse ladumisega, mis ei pruugi kõikidega ühilduda. Kui te soovite eralodumist, kirjutage mulle meilile oli.maagiline@gmail.com, mis on selle ka video all. Ja tegu on ajatuga, ükskõik millal te seda siis ka vaatama satute, siis see video on ilmselt teile. Need on küll kahaneva kuu sõnumid, aga kindlasti, kes satub seda vaatama, on siit kõigile midagi öelda. Ja ärme siin pikalt midagi, ja ma olen väga tänulik kõikide laikide eest, kõikide kommentaaride eest, kõikide tellimiste eest, tõesti, mul on väga hea meel, et teid nii palju on. Ja juba Facebooki, vaadake ka mu Facebooki samanimelist lehte, ja Facebooki ja siinsete jälgijate arv on mul nüüd juba üle 1000. Nii, ja midagi muud vist ma veel enam reklaamiks öelda ei tahtnud. Ja hakkame siis pihta. Vaatame siis, mida see täiskuu meile ütelda tahab. Ma tegin ka veebruari oma, aga vahet ei ole, mida täiskuud vabandust ei ole enam. Kahanev kuu, sellepärast segadusse. Nii, ja vaatame, mida siis tahab see kahanev kuu meile siis praegu sõnumitena öelda. Võtame siis universumist need sõnumid ja tõesed ja ainult tõesed siis kollektiivile. Ma ei tea, kelle energiat ma siit parajasti kinni võtan. Nii. Võtame siia rivisse nelja kaardiga, ärme rohkem võta praegu. Nii, ja mida siis kahanev? Kuna kahanev kuu on kõik, mida te tahate, nagu siis kahaneb kõik, eks ole, nagu see ka nimi ütleb. Ja ütleme siis, kui te ei taha mingi juukseid lõikama, kui te ei taha, et väga kiiresti kasvab, eks ole. Ja nii edasi, ühesõnaga, nii et ja kõik, mis puudutab ka mingit müüki, siis kindlasti see on kahanev, eks ole. Raha suhtes on see küll kasvav, aga ikkagi kahanev, te nagu annate ära, teil ei ole enam, teie varandus kahaneb, eks ole. Nii et see on nagu üldiselt niimoodi. Kahaneva kuu sellised energiat on siin ka juba tegelikult nagu mälestused. Hästi palju on kuna on väga palju lõpetamisi praegu. Tõesti on ääretult palju lõpetamisi, kõik mingid suhted, mis ei teeni, mis on kuskil, ma ei tea, kus koha peale ühesõnaga rännanud, metsa, kraavi, ma ei tea kuhu, need lihtsalt lõpevad. Ja need lõpevad ka isegi siis, võib-olla kui teie ei tee sinna mitte midagi. Lihtsalt kui te ei ole mitte midagi teinud, siis lõpetab universum, loodus, jumal, kuidas te tahate seda võtta. Ja kuidas te seda võtate parajasti. Ja ka siin on hästi paljud on sellistes mälestuste energiates. Ja see, kuna tegelikult kahanev kuu on ikkagi selline nagu loobumise kuu, siis täiskuu sõnumid tahavad teile öelda, täiskuu, miks ma tahan täiskuu, kahaneva kuu, ma ei ole vist kahaneva kuu sõnumeid vist kunagi teinud, seepärast ma tahan selle täiskuu nimetuse seda toppida. No üks kuu kõik, eks ole, aga tegelikult see ei ole niimoodi, et üks kuu kõik. Siis on siin niimoodi, et kellegi juurde tuleb tagasi nüüd keegi minevikust. Ja see inimene võib olla seal väga-väga kaugest ajast tagasi, sest siin sellest väiksest poisist ja väiksest kutsust on saanud, eks ole, väga suur noormees, mees ja kutsu ei ole ka siin enam meil kaugeltki mingi beebi, nii et on päris suur kobekoer. Et kahaneva kuu sõnumeid on tegelikult vaatamata sellele, et see on kahanev kuu, on ka
hästi palju tagasitulemisi. Aga need tagasitulemised on siis juba uuel tasemel, uuel tasandil. Kahanev kuu tahab teile öelda, et lõpetage ükskord see ülemõtlemine ära. Te olete ikka nii üle mõelnud, et midagi enam hullemat olla ei saa, eks ole, et see vares tahab ka toksib teile siia pea peale ja ütleb samamoodi, et lõpetage ära, eks ole. Tahab teile seda öelda ja samas on ka hästi palju neid niimoodi, et kui ma lähen sinna ülemõtlemise faasi, siis ma tunnen selle ise ära ja siis on kõik, ma lõpetan, eks ole. See on ka selline seisev energia teie sees. Ja ma ütlen nüüd sulle ühe sellise vabastamise tehnika, mida ma ise olen hästi palju kasutanud. Ma olen ka eelnevates videodes seda ilmselt öelnud. Kui te hakkate jälle midagi ketrama, midagi heietama, siis öelge endale niimoodi. Ma märkan seda mõtet, ma märkan seda heietamist, ma märkan seda ülemõtlemise probleemi. Ma tunnetan seda enda kehas ja siis mõelge, kus te seda tunnete. Mõelge selle koha peale seal või lihtsalt öelge, ma tunnetan ja ma lasen sellel lihtsalt olla. Ja siis see hakkabki hajuma, see hakkab lahustuma ja läheb ära. Nii lihtne see on, te ei pea mitte midagi muud tegema. Keegi leiab siin päris kindlasti hingesugulase. See on kaksikleekide ja hingesugulaste kaarta. Ja siis kuigi kaksikleekides, kaksikleek on tegelikult minu jaoks, on tegelikult juba päris ammendatud teema, mitte minu jaoks, eks ole, ma ei usu kaksikleekidesse, siis see hakkab nagu ka kuskile ajahõlma vajuma ja ta saab nagu mingi teise tähenduse endale. Aga keegi siin päris kindlasti, et kahanev kuu tahab öelda, et keegi leiab ikka väga kindlasti oma õnne siin. Sest see on ka kodukaart, see on tähistamise kaart, see on hingesugulase, see on kaksikleegi kaart. Võtke siis, kuidas teie seda just parajasti tahate. Ja hästi palju on sellist nooruslikku energiat. Tuli meile siia pentaklite poiss ja pentaklid, ma tahan, andke mulle andeks, et ma kasutan ainukesena ingliskeelset sõna üldse oma ladumistes ja need on pentaklid, mulle tohutult meeldib see pentaklid. Ma ei tea, miks pärast see on tegelikult muidugi müntide, eks ole, kes kaarta vaatab, kaarta tunneb, saab seda, teab ju seda isegi. Ja sellist mõnusat energiat on, mõnusat nooruslikku energiat, poisid tähistavad ka alati kommunikatsiooni, hästi paljud saavad mingeid sõnumeid ja kas või ka need sõnumid siit, kahaneva kuu sõnumid või mida iganes. Ja selline sõnumite ja teadete selline tulek on hästi aktuaalne. Ja see on ka üldises plaanis niimoodi, et selline kommunikatsioon on alati olnud tegelikult, nagu seda on liiga palju, aga tulevad meieni sellised väga olulised uudised ja ka teile, kes te mind praegu vaatate, teie saate ka midagi sellist ja te võite, mitte te ei või, vaid te saate ka kindlasti sõnumid, mida te olete võib-olla väga kaua oodanud. Nii, vaatame teiste kaartidega siis, millised on need, kordan veel kord, et see on kollektiivne energia, ma ei oska seda öelda, kelle energiat ma siit parajasti kokku tõmban, eks ole, või kinni võtan. Ja ikkagi, kui te soovite personaalselt ainult teile energiaid või kaardi ladumist, tähendab mitte energiat, et kaardi ladumist, siis kirjutage mulle meilile, mis on all oleva video all. Ja vaatame siis edasi. Kahaneva kuu energiat veebruaris. Nagu ma ennem ka siin üleval rääkisin, et hästi palju on selliseid teele minekuid, äraminekuid, millegi lõpetamist, eks ole, kas siis suhete lõpetamist, oma töökohal olemise lõpetamist
ja seda näitab ka see kaart ja see ütleb ka niimoodi ja seda tahab öelda ka see kohanev kuu, noh, mis on ka ju tegelikult väga hästi seostub sellega, et mis kohaneb, me lähme ära, eks ole, siis me saame. Et siin on selline energia, et teie jaoks on midagi palju paremat. Te olete väärt midagi palju paremat. Kuigi te teate, et te jätsite midagi selja taha ja te ei tea veel, mis siin ees ootab. Aga kindlasti on see palju parem. Siis on siin ka, mis see kaart tähendab, te teate väga hästi seda, eks ole, see on murtud süda. Sellest südamest on ikka väga tugevalt 3 mõõka läbi läinud ja väga paljud saavad siin teada suhetes kolmandate osapoolte olemasolust. See kaart tähistab kõige rohkem seda ja siin nii paraku ongi. Hästi palju on sellist võitlust. Ma võitlen ja siis ma ise ka ei tea, mille pärast ma võitlen. Hästi palju tuleb sellist tühja võitlemist. Et te tegelikult ei teadvusta endale, kas mul on ikka vaja võidelda või? Et ma ei pea võib-olla iga kord võitlema, eks ole. Kui teil on muidugi ikkagi vaja ennast kaitsta, kõik hakkab iseendast. Kui me iseennast ei austa, eks ole, kui me iseennast ei kaitse, siis me lasemegi teistel endale solki pähe valada, eks ole. Minu meelest kõige rängem ütlemine üldse võib olla selline asi, et ma näiteks võtame ühe suhte, eks ole, kus lastakse endalt pidevalt solki pähe valada, ükskõik kumba poolt, naise poolt mehele, mehe poolt naisele, see ei oma mitte mingisugust tähtsust. Ja siis te lasete ja siis te umbes seisate kesktuba ja et see ju peegeldab mulle midagi. No kuulge, kulla inimesed, las ta siis peegeldab teie arust, eks ole. Ja siis laskegi, aga sellistele, kui teil on selline nagu mõtlemine, et mina ei ole mitte keegi, eks ole, et ma lasen pidevalt endale seda solki pähe valada, siis jääbki see niimoodi kestma, eks ole. Palun hakake ennast kehtestama, naised, hakake ennast kehtestama, mehed. Teate, kui palju eraladumisi mul on olnud sellistel suhteteemadel, kus lihtsalt no lastakse ennast ikka nii tümitada ja siis see inimene hakkabki mõtlema, et aga ma ei olegi ju mitte midagi väärt, eks ole. Ja hakkab mõtlema, et mida see teine minus peegeldab siis, eks ole. Kuulge, naised, mehed, võtke ennast kokku ja hakake ise ennast väärtustama ja siis ei tule teile mitte keegi enam mitte mingit solki pähe valama. Te lihtsalt lõpetate võib-olla väga kergelt need suhted ära. Palun ärge laske naised või ärge laske mehed ennast materdada. See on lihtsalt, seda on ka isegi siis võib-olla, kui teil on väiksed lapsed, et ei suuda sellisel juhul seda suhet ära lõpetada või mida iganes. Siis kallid naised, kallid mehed, väärtustage iseennast, täpselt samamoodi ka mehed. Väärtustage iseennast, sest täpselt samamoodi on tegelikult ka väga palju selliseid naisi, kes valavad meestele solki pähe ja mehed lasevad seda teha. Ja siis, kui te peate ennast kaitsma, hakake ennast kaitsma, naised, mehed, hakake ennast väärtustama, eks ole. Aga hästi palju on tegelikult, mulle tuli praegu nagu selline info, et hästi palju on sellist nagu töökohas just. Et ma ei tea miks, kuigi see otseselt ei näita ju tegelikult, materiaalsus on mündid ja pentaklid, eks ole. Aga siin mul tuli millegipärast, et hästi palju võitlusi hakkab toimuma nagu just nagu töökohtade pärast ja sellised konfliktid ja niimoodi, et mul millegipärast oli selline informatsioon. Ja siis kuskilt uksest astub nüüd kellegile sisse päris keiser. Aga keiser on tegelikult mingil määral ka selline, keiser on väga äge mees tegelikult. Aga ma korrutan ka siin seda, et keisriga tavaliselt saab hakkama ainult keisrinna, mitte kuningannad. Ja keisrit me ei saa kunagi, et ma ütlen, poisid, pöörake vastupidi, eks ole. Ei saa. See on üdini mees ja ainult mees energia. Ja
hästi palju ka ütleme niimoodi, et kui me läheme laiemaks, siis kohanev kuu tahab öelda, et ütleme praegu selles perioodis on hästi tugev meesenergia. Kui te lähete sinna meesenergiasse, siis te näete hästi palju sellist meestega seonduvat, sest keiser on mees, eks ole. Ja tavaliselt on keisrid ka tegelikult suhteliselt egoistlikud ja eriti neile ei meeldi endast vastutust võtta, kuigi nad on elus tegelikult väga kaugele jõudnud inimesed. Ja sellist keisri energiat ja keisrite uksest sisseastumise energiat on siis selles, kuigi jah, kahanev kuu nagu viib, aga siin ka kindlasti midagi toob. Nii, vaatame, kuna on siis nüüd, ma ei taha seda eriti pikka teha, natukene on veel aega. Vaatame sellepärast, et ma olengi viimasel ajal teinud natuke pikemad ja noh, te teate minu arvamust selle koha pealt lihtsalt, et nii. Ja vaatame siis, ja kõik kaardid ma võtan teie ees, ma ei pane mitte midagi ennem välja ja kõik kaardid võtan teie ees. Nii, ja tuli Gabrieli rüütel. Nii, ja võtame siis teise veel rüütlid. Oi. Need rüütlid ikka valgetel hobustel tulevad, eks ole. Nii et siin oli siis müntide rüütel on see ja siis see on sauade rüütel. Aeg tegutseda, millegi tuline pooldamine, sisetunne ütleb, mida teha. See on selline tulisus, edasiminek, parema poole ja päris kindlasti, kuna nüüd tulid need 2 rüütlit, siis tõlgendame seda kõigepealt niimoodi, et tuleb küll rüütel, jah. Kuigi see on kahanev energia, eks ole, aga no mis siis, las ta olla, need on lihtsalt kõigest kahaneva kuu sinu sõnumid ja siin ei pea olema kõik, ainult kahanev. Orieli rüütel. Usaldusväärne, mõistev, pühendunud, lõbus. Nii palju on võimalik saavutada. Tee väga üksikasjalik plaan, keegi heatahtlik kaitseb sind. Müntide rüütel on, see on müntide rüütel, on tegelikult paigal seisev ja ta on kõige rohkem, kõige aeglasemalt edasi liikuv kaart, tähistav kaart. Ja siin on nüüd niimoodi, et kui te mõtlete, et võib-olla midagi nagu, tegelikult ma olen väga paljudes nendest viimastest kaardiladumistes öelnud ja mis puudutas siin neid minu eelmise aasta lõpu ladumisi, kõik inimesed tunnevad nagu kuidagi, et tohutult paigal on nagu kõik. Aga ärge laske sellest ja seda tahab ka see kaart öelda, et ärge laske sellest nagu ennast heidutada, sellepärast, et kaua tehtud kaunikene. Mis mõtted teil iganes praegu on, mida te soovite saada, siis sellel on väga positiivsed ja väga kaugele ulatuvad tagajärjed sellepärast, mis siis, et praegu seisab, aga see on selline hästi kindlatele alustele rajatud hästi kindel kasv ja samas ka edasiliikumine. Aga rüütlid siis kahanev kuu tahab teile seda öelda, et ikka tulevad need rüütlid küll. Ja kuna ma ütlesin, et siin ka mees, eks ole, mees sellist energiat, poiss tuli siia, et võtame seda kui nagu niimoodi sellest isikukaarte nagu siin, ütleme päris isikukaarte rohkem ei tulnud, et siin on väga palju seda meesenergiat, väga küpse mehe energiat, poisiliku energiat ja siis juba natukene küpsemat, sellepärast et rüütlid on kuskil kuni 45, võib-olla 50, eks ole. Ma ei pühendu numbritesse ega sellistesse skaaladesse, aga ütleme siis niimoodi. Ja mehed vist valitsevad siin, meid siin kahaneval kuul ja siit natukene edasi. Ma ei mäleta, ma ei ole vaadanud seda veebruari energiaid enam, siis aga sel polegi enam mingit tähtsust. Ma ei vaata kunagi enda ladumise üles, ma salvestan nad ära ja sellega minu panus lõpeb ja ma panen üles ja on kõik väga-väga harva, kui ma midagi vaatan.
aga siis ongi sellised rüütlid kappavad siin küll sisse. Vaatame natukene veel siis ühesõnaga paari kaardiga kuuloogia enda kaartidega, mida siis ütlevad, siis võtame kohe kaardiga siis kahaneva kuu energiat siia. Vajalik on teha korrektiive. Energia kogub hoogu. Väga loogiline ju tegelikult, eks ole. Nii et energia kogub alati hoogu ja pöörake siis tähelepanu pöörake tähelepanu, ma ei tea, miks pärast mul hakkas nagu rääkimisel natuke takistus tulema. Et kui te nagu vaatate ja kui teile tundub et energia seisab isegi paigas, mitte sellest rääkimata, et me ise nagu seisame paigas, siis see peabki niimoodi hetkel olema. Energia lihtsalt vajab ka võib-olla natukene sellist nii-öelda pausi, kuigi see ei oleks ei tohiks olla, aga vahest ta siiski on ja kasvav kuu, eks ole, nii et praegu meil on kahanev kuu aga pärast seda ta hakkab ju kasvama, nii et kannatage ära siis see periood, aga uuesti energia kogub hoogu ja hakkab kõik muutuma. Ja vajadus on teha korrektiive, siis ühesõnaga see tuli mul minu meelest siin paar päeva tagasi päevakaartidena ka Facebooki minu selles Facebooki grupis ja samanimeline Facebooki grupp on mul ja siis seal ma panen päevakaarte, seal ei ole ühtegi videota. Ja seal oli täpselt samamoodi, et on vajalik teha korrektiive, et mõelge et millele te võib-olla panustate, et kas te panustate mingitele asjadele võib-olla liiga palju ja mõnele asjale võib-olla üldse ei pööra tähelepanu, et pöörake tähelepanu ja tehke korrektiive oma soovides, oma sellises igapäevaelus ja niimoodi, et teil on kuidagi laiali mõnedel, mitte kindlasti ka kõikidel, aga kui te vaatate minu neid sõnumeid siin, siis see on teile ja kui te kuulate seda, siis et tehke korrektiive oma soovides, oma panustes ja vaadake, mida te ikkagi tõeliselt soovite või tõeliselt tahate. Nii, ja ma panen nüüd lõpetuseks 2 kaarti veel, et mis on siis need sõnumid, mis tahab veel siis kahanev kuu tuua või anda, öelda, mida iganes. Mulle väga meeldib see kaart, mul on väga palju tulnud viimastes ladumistes seda välja. Maag, absoluutselt kõik uued algused on võimalikud, kui te ise seda tahate, kui te ise hakkate neid algusi tegema, sooritama, kas või kavandamagi, mõtlema nende peale. Maag on number 1, kõik on laual. Mõõgad, karikad, sauad ja pentaklid, mündid. Kõik siin kaardi peal ei ole need näha, aga tegelikult need päris tarokaartide peal, iidsete tarokaartide peal on. Kõik teed on lahti, kõik teed on avatud. Minge, tehke kõigepealt need korrektiivid ära. Ja kõik need magamata ööd, see on number 9 ja mõõkade 9, see saab kõik läbi. Kui te astute sinna maagiteele, siin on tegelikult ka lemmiskaat peal, eks ole, ja algavad uued algused, ma pööraks tegelikult seda niipidi, aga okei, las ta olla siis niipidi ja kõik uued algused on ees, absoluutselt kõik teed on teile lahti. Nähke neid võimalusi, kasutage neid võimalusi ja siis lõpevad ka need pisarad, lõpevad need magamata ööd, lõpevad need lõputud muretsemised ja nagu siin olid ülemõtlemised. Need on kõik selle tagajärg. Siin tuli 2 kriisikaarti, aga las nad siis olla ühesõnaga. Ja sellepärast, et ega kõik ei peagi olema ju niimoodi ainult tillella, tullella, trillella, trullella ja ainult pidu ja pilerkaar. Aitäh, et te mind vaatasite. Laikige,
kirjutage kommentaare. Tellige mu kanalit, mis on täiesti tasuta, see ei maksa endale mitte midagi ja olge ikka mõnusad edasi. Olen Auli ja tšau-tšau!